Kas enne noore naise surma, kes väidetavalt visati silla pealt alla köiehüppe õnnetuses, oli mingeid ohumärke? Milliseid samme oleks tulnud astuda? Mis oleks pidanud juhtuma? Kutsun nüüd selle valdkonna eksperdi, et arutada ka juhtumi uusi arenguid. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Olgu, enne kui edasi läheme, kiire märkus. Ma tean, et see on veidi teemast kõrvale, aga see on oluline. Kas teadsite, et 82% ameeriklastest ei oma kõrge tootlusega säästukontot? Ja muide, peaaegu keegi ei saa 5% raha tagasi igapäevaste ostude pealt. Vaadake, enamik meist jätab päris raha lihtsalt kasutamata. See on tõsi. Aga meie sponsor Tsaim astub vahele ja aitab teil lõpetada kaotamise. Mida ma mõtlen? Tsaimi kaart annab teile preemiad otse kätte. Liikmed saavad teenida 5% raha tagasi valitud kategoorias. Toidukaubad, kütus, arved, reisimine, väljas söömine. 5% tagasi kütuselt. Ma ei tea, kuidas teil on, aga minu jaoks kõlab see päris hästi, eks? Ja rääkimata sellest, et teie Tsaimi kõrge tootlusega hoiukontoga võite teenida 3,75% aasta intressi. See on 9 korda kõrgem kui riigi keskmine intressimäär. Saad isegi automaatselt määrata, kui palju igast palgast otse säästudesse läheb. Sa ei pea selle peale isegi mõtlema. Lisaks, las ma ütlen sulle veel seda. Praegu saad minu lingi kaudu eksklusiivse $75 boonuse. Mine aadressile chime.com/caldcreeps, chime.com/site või skaneeri ekraanil olev QR-kood ja hakkad juba täna oma raha kasvatama. Olgu. Räägime sellest uuesti, sest tahame veidi põhjalikumalt uurida seda Brasiilias aset leidvat traagilist olukorda, mis on pälvinud palju tähelepanu nii meedias kui ka internetis. Ja seda täiesti õigustatult. See pole juhtum, mida iga päev näed. Räägime 21-aastase naise Maria Eduarda Rodríguez de Freitase traagilisest surmast, kes kukkus ja hukkus. Coyetriqui juhtumis, kus ta väidetavalt visati mahajäetud silla pealt alla ja ta polnud ühegi köie ega rihmaga kinnitatud, kukkudes 40 meetri kõrguselt. Äudne! Ja kogu see juhtum jäi ilmselt videole, mis on sotsiaalmeedias levinud. Tundub, et lindilt on kuulda pealtvaatajaid portugali keeles karjumas kõis, inimesed, kõis. Varsti toome siia bungee ja köietamise eksperdi, kes räägib võimalikest ohumärkidest, vastutusest ja sellest, mida oleks pidanud tegema. Sest praegu seisavad 3 juhendajat süüdistustega silmitsi. Luis Felipe Feliciano Egarov, 32-aastane. Vitor de Freitas Gonçalves, 27-aastane. Ja Maicon Fernandez Sintra, 42-aastane. Nad arreteeriti ja neile esitati süüdistus selles, mida Brasiilias nimetatakse tapmiseks kaudse tahtlusega, kuna nad väidetavalt püüdsid sündmuskohalt põgeneda enne, kui nad kinni peeti. Muide, NBC Newsi andmetel iseloomustab Brasiilia seadus seda, kui kellegi tapmist, mitte tingimata tahtlusega tappa, vaid ohtliku teo toimepanemisega, mis kätkeb endast teadaolevat surmariski. Ja pärast meie viimast vestlust on siin toimunud mõningaid arenguid. Võid mäletada, et me arutasime, kuidas see kõik juhtus Lumera linnas, mis asub üle 90 miili São Paulost põhja pool Brasiilias. Seda tuntakse kui Skeleton Bridge'i ehk skeletide silda. See oli osa raudteeliinist, kuid pole olnud kasutusel juba 30 aastat. Ja nagu me eelmisel korral teatasime, siis UOL Anjossi andmetel kaalub omavalitsus kohtuasja algatamist föderaalvalitsuse vastu väidetava hoolimatuse tõttu silla hooldamisel ja juurdepääsu kontrollimisel. Linnavalitsus teatas väidetavalt, et oli varem saatnud föderaalvalitsusele kirju, milles paluti selle silla turvakontrolli. Noh, arva ära, mis on juhtunud pärast meie viimast vestlust? Väidetavalt kinnitas volikogu liige Bruna Magalhães Bacci Noticiasele, et föderaalvalitsus kavatseb selle silla nüüd maha võtta. See paneb mõtlema, et midagi sellist pidi juhtuma, et see teoks saaks. Ma mõtlen, kui kõik need süüdistused selle silla kohta on tõesed. Ja ka juriidilisest vaatenurgast pean ütlema, et see viitab justkui süüteadlikkusele, eks? Lammutatakse see maha, sest kas sa nõustud? Seal on risk olemas. Nüüd ütles Mago Magalhães järgmist. Föderaalvalitsus andis selleks loa, linnapea andis tehnikat ja nüüd lammutatakse sild maha. Oluline on see, et siin ei kaotata inimelusid. Nüüd siin on veel midagi huvitavat. Sotsiaalmeedia mõjutaja Estefani González postitas, et ta oli sellel samal Skeleton Bridge'il 6 aega enne seda juhtumit. Et ta osales samasugusel köiehüppe tegevusel, samade instruktorite, samade kahtlusaluste, samade süüdistatavatega. Ja ta postitas video, kus ta hüppab Supermani stiilis oma Instagrami lehele juba mais. Ja ta polnud ainus. Ta ütles, et sel päeval oli 90 osalejat. Pärast Maria Eduarda surma rääkis ta oma kogemustest videosarjas. Ja üks asi, mida ta ütles, oli see, et selle tegevuse korraldajad olevat osalejatele öelnud, et nad ei tohi operaatoreid segada.
et nad ei kaotaks tähelepanu ega keskendumist. Ta ütles, et tema kogemuse põhjal tehti varustusele mitu ohutuskontrolli ja operaatorid jabasid omavahel ülesandeid. Seda silmas pidades ütleb ta Maria Eduarda kohta järgmist. Ma tegelikult ei tea, mis juhtus. Nüüd on teil ka delegaat Andrea Dantes-Levi, kes ütles väljaandele Globo, et selle köie hüppe korraldanud ettevõttel polnud isegi luba seal olla ning et see oli tingitud köie paigaldamise kontrolli ja järelevalve puudumisest hüppel. G1 teatab, et videos näivad Maria Eduardat kandvad mehed kandvad särke, millel on kirjas kaubamärgid Entrecordas ja Evoy. Võimude sõnul on need mitteametlikud köiehüppe harrastajate rühmad. Selle tegevuse taga ei ole ühtegi ametlikku ettevõtet. Ja New York Posti andmetel ütles kahtlusaluste kaitsja, et nad ei tea, kes sel päeval turvaköie kinnitamise eest vastutas. Kaitsja ütles väidetavalt ka G1 väljaandele, et need isikud olid väga kogenud ning et see oli ettevõtte ainus surmajuhtum viimaste aastate jooksul. NBC Newsi andmetel ütles kaitsja, et kahtlusalused on šokis. O Globo andmetel ei olnud neil väidetavalt põhjust, miks see noor naine polnud korralikult kinnitatud. G1 teatas, et kahtlusalused tundusid samuti segaduses olevat. Nad ei osanud öelda, kelle ülesanne oli sel päeval mida teha ega seletada, miks köit polnud kinnitatud või miks turvakontrolli ilmselt ei tehtud. Ma ütlen teile, et CS-i Bachini sõnul väitis üks neist vahistatud isikutest väidetavalt võimudele, et ta ei saanud isegi aru, et Maria Duarta polnud kinnitatud ja mõistis olukorda alles siis, kui kuulis inimesi karjumas. Siis ta väidabki, et lahkus platvormilt, nägi, mis juhtus, väidab, et laskus köiega alla, nägi politseid ja meditsiinitöötajat elupäästvaid toiminguid tegemas. Enne kui ma selle benji hüpete juhendaja siia kutsun, sest mul on palju küsimusi selle kohta, kuidas see töötab ja mida oleks pidanud tegema. Meie viimasel saates rääkisin Adriela Barcaga, kes on Brasiilia kriminaalkaitsja, sest tahtsin paremini mõista süüdistusi, kriminaalprotsessi ja seda juhtumit. Siin on väike osa sellest, mida ta ütles. Neid süüdistatakse tapmises. See juhtum toob esile väga vana arutelu kavatsuse või süüle, mida me nimetame dolo või culpa. Neid süüdistatakse esialgu tapmises kavatsusega kedagi tappa, mis on homicidio doloso, nii et siin on, mis toimub. See juhtum on pälvinud palju meedia tähelepanu ja kui see juhtub, siis mõnikord käsitletakse neid juhtumeid teistmoodi kui teisi juhtumeid. Näiteks on meil palju teisi juhtumeid, sarnaseid spordiõnnetusi ja neid käsitleti alati kui tahtmatuid, hooletusest tingitud juhtumeid, kui oskamatust. Selles juhtumis meedia tähelepanu tõttu on seda käsitletud nii, nagu oleks neil olnud tahtlus neid inimesi tappa. Kuid isiklikult advokaadina ma ei usu, et see oli nende plaan. See ongi põhjus, miks nad praegu vanglas on. Sest kui tegemist on tapmise juhtumiga, kus süüd ei ole, on see hooletus, mida nimetatakse homicidio culposoks, kus me räägime hooletusest, ettevaatamatusest, kohustusest kaitsta, aga kaitse puudumisest. Sellised juhtumid ei ole karistatavad vangistusega. Selle tüüpi kuriteo eest ei panda sind vangi. Kui sind ei panda mingi kuriteo eest vangi, siis ei saa sind ka eelvangistusse panna. See ongi praegu olukord. Selle kuriteo tõttu on eelvangistuses 3 inimest ja selleks, et neid eelvangistusse panna, peavad nad esialgu esitama süüdistuse tahtlikus tapmises. Ma kujutan ette, et kaitse kavatseb väita, et tegemist on hooletusega, tegemist on ettevaatamatu tapmise juhtumiga. Ja miks see nii on? Kriminaalõiguse doktriinis eristatakse kaudset tahtlust ja teadlikku hooletust, kus ühel pool on kavatsus, kuid see ei ole päris selge. Sa tead, et on olemas risk ja sind ei huvita, et keegi võib selle tõttu surra. Ja culpa consciente puhul on olukord, kus sa tead, et on olemas risk, aga loodad, et see ei juhtu. Sinu südametunnistus on puhas, sest sa püüad endast parima, et seda mitte teha, et mitte lasta sellel juhtuda. Ja siin ongi konks. Seda on kohtus väga raske tõestada. Nii et kui on mindigi kahtlus, peab kohus otsustama süüdistatava kasuks. Seetõttu usun ma, et see liigitatakse hooletusena tapmiseks, sest selles juhtumis on kavatsust väga raske tõestada. Kuigi seal on palju hooletust ja palju asju juhtus,
selle õnnetuse toimumiseks, mille eest peaks rohkem vastutama. Valitsus oleks pidanud silla sulgema. Politsei oleks pidanud jälgima, mis toimub, kui nad teavad, et seal on alati selle õnnetuse oht ja inimesed käivad seal hüppamas. Seal peaks olema mingisugune turvalisus. Inimesed, kes tahtsid seda hüpet teha, oleksid pidanud vähemalt loa taotlema. Neil peaks vähemalt olema seaduslik ettevõte ja neil ei olnud. Kõik muu, mis selle võimalikuks tegi, mis selle kohutava õnnetuse võimalikuks tegi. Aga kohtus, mida tegelikult analüüsitakse, on ainult see konkreetne fakt sellel päeval, mis viis selle õnnetuseni. Nii et sul on föderaalvõimud, osariigivõimud ja politsei, kes hakkavad sellele vastama. Ja halduslikult hakkavad nad sellele vastama oma ettevõtetes. Aga surma enda eest vastutavad ainult need inimesed, kes olid sel hetkel kohal, kes teda pantsid, kes oleksid pidanud teda kaitsma. Ja nende inimeste jaoks saab olema väga raske tõestada, et neil oli kavatsus teda tappa. Olgu, ma tahan siia kutsuda selle valdkonna eksperdi. Minuga liitub Matt Lawrence, Bungie Consultants Internationali direktor. Suur tänu, et tulite. Ma tahtsin kindlasti sinu arvamust selles küsimuses kuulda, et sellest paremini aru saada, sest mul on palju küsimusi. Niisiis, kõigepealt, mis vahe on benji-hüppel ja köiehüppel? Sest mulle tundub, et neid kahte aetakse vahel segamini. Ja isegi selle loo puhul tundub, et nende kahe vahel on segadust. Väga hea, jah, see on väga hea küsimus. Nii et tegevus, mida me siin vaatasime, oli nagu sa ütlesid köiesõit või köiehüpe. Ja kogenematu silma jaoks võib see väga sarnaneda benji hüppele, aga tegelikult ei ole see seda. Selles tegevuses ei kasutata benji köisi. Potentsiaalse energia hajumine, nimetagem seda nii, toimub õhutakistuse ja pendli liikumise kaudu. Benji-hüppes hajub energianööris oleva kummi talletatud energia tekitatud üles-alla põrkumise kaudu. Nii et sa põrkad üles ja alla, võnkumised muutuvad järjest väiksemaks ja väiksemaks ning nii see energia hajubki. Kui need näevad välja üsna sarnased, keegi hüppab mingilt rajatiselt, on need siiski üsna erinevad ja nendele kehtivad erinevad regulatsioonid. Ma tahaksin sellesse sügeneda, aga kas köiehüpe on ohtlikum? Kui seda õigesti teha, ei pea see olema ohtlikum. Kõik sõltub sellest, kuidas seda tehakse. Tead, see võib olla ohtlikum, kui seda ei tehta õigesti. Kas köied ja turvavarustus on erinevad? Ma mõtlen, sa mainisid, et see ei ole benji köis, aga kas varustus on erinev? Asi on selles, et üks tegevus on üsna rangelt reguleeritud ja teine mitte. Seega võib reguleerimata tegevuses kasutada väga erinevat varustust. Nii et seal võib kasutada väga turvalist varustust, aga samas on ka võimalus kasutada väga ohtlikku varustust. See ei ole lihtsalt nii, et on turvaline või ohtlik. Räägi mulle, mida sa mõtled selle all, et see on reguleeritud? Kes seda reguleerib ja kas see on erinevates riikides erinevalt reguleeritud? Ja nii et räägime uuesti, ma võin öelda, et olen benji-hüpete ekspert. Ja ma ei ole köiehüpete ekspert, aga minu arusaamist mööda on köiehüpped üsna uus tegevus. Ja see ei ole väga rangelt reguleeritud. Mul puudub igasugune teadmine selle kohta, et selle jaoks oleks olemas mingeid ohutusstandardeid. Benji-hüpete jaoks on aga palju ohutusstandardeid. Sõltuvalt sellest, millises jurisdiktsioonis sa oled, kasutad sa kas üht või teist. Aga köiehüpete puhul ei ole ohutusstandardeid olemas. See ongi tegelikult peamine probleem. Ja kui sa küsid midagi sellist, et kuidas see juhtuda sai, vastused sellele on, et selle tegevuse alustamise takistused on üsna madalad. Ja üks, kellel on rapmed ja köis ning arvab, et tal on piisavalt teadmisi, võib minna ja seda teha ning sellega kiiresti raha teenida. Nad tegutsevad keskkonnas, kus puuduvad ohutusnõuded või tunnustatud ohutusstandardid. Ja see ohutusstandard on ökosüsteemis võtmetähtsusega element, et luua tarbijale turvaline keskkond. Ja hea ohutusstandard reguleerib kõiki tegevuse aspekte, disaini, kogu varustuse tootmist ning tegevuse enda läbiviimist. Ja kolmas komponent, mis siin puudub, on järelevalve. Sa võid järgida ohutusstandardeid ja teha seda väga hästi ja sellega pääseda. Ja mõnes jurisdiktsioonis puudub järelevalve ning inimesed käituvad vastutustundlikult ja järgivad lihtsalt ohutusstandardeid. Kuid see kolmas koostisosa ongi järelevalve. Ja mida ma selle all mõtlen, on valitsusasutus või muu organ, mida me nimetame pädevaks asutuseks ehk AHJ-ks. Ning nemad reguleerivad tegevust vastavalt siin kehtivale ohutusstandardile.
nii et ilma nende komponentideta muutub asi veidi riskantsemaks, tead küll. Näiteks bensihüpetes on sisenemisbarjäärid üsna kõrged. On vaja palju aega ja vaeva, et luua bensihüppe koht. Sa vajad erinevat varustust, sa pead ehitama rajatised ja nende regulatsioonidega pead läbima palju inseneritööd ja muud sellist, et jõuda sinnamaani, kus saad tegelikult ukse lavada. Ja. Kui sul seda pole, siis sa ei saa seda teha, tead küll. Ja ma saan ju aru, et see puudutab ka seda, kes võib varustust müüa ja osta, eks. See muutub samuti reguleerituks, mis minu arvates on hea asi, kui räägime olemuslikult ohtlikust tegevusest. Aga samal ajal, kui see on korralikult reguleeritud ja tehakse ohutuskontrolle, siis enne kui me üldse sellesse süveneme, kas sa näed palju õnnetusi, näiteks kui räägid kõiehüpetest? Esiteks, kas kõiega hüppamine muutub järjest populaarsemaks? Kas sa näed rohkem õnnetusjuhtumite teateid? Ja isegi bensihüpetes üldiselt, kui sinna minna, kas tavaliselt näed palju õnnetusi? Mis puudutab köiehüppeid, siis jälle, tead, kui midagi juhtub, siis me kuuleme sellest, eks? Sest paljud inimesed arvavad, et see on bensihüpe. Vaata, inimesed hüppavad kuskilt alla. Nii et me kuuleme kõigest sellest, nii et need muutuvad aja jooksul natuke levinumaks ja mulle tundub, et see tegevus kogub hoogu ning teised inimesed teevad seda samuti. Ja kuna sisenemisbarjäär on väga madal, võime neid palju rohkem näha. Ja seetõttu arvan, et on suurepärane aeg, et regulaatorid ja need jurisdiktsioonid võtaksid selle kontrolli alla enne, kui juhtub teisi tõsiseid õnnetusi. Läheme nüüd selle juurde, mis siin juhtus. Sa loed sellest ja näed videot. Kui sa seda vaatad, kas sulle torkab kohe silma mõni ohumärk? Ja, esiteks ja kõige tähtsam, mu mõtted on ohvri ja tema perekonnaga. See oli traagiline, aga minu arvates väga-väga välditav juhtum. Jah, kuidas oleks saanud seda ära hoida? No, ma ei saa tegelikult kommenteerida, sest videomaterjal on väga piiratud. Nii et see, mida näed, on lihtsalt üks lõik. Seega on üsna raske öelda, kuidas selle teenuse pakkuja tegutseb, tuginedes sellele piiratud videomaterjalile, mis saadaval on. Ma ei saa selle kohta väga täpselt kommenteerida. Küll aga võin ma öelda, et kui nad oleksid tegutsenud sellises keskkonnas, nagu ma just kirjeldasin, ehk siis selles standardkeskkonnas koos selle regulaatoriga, siis oleks see võinud välja näha hoopis teistsugune. Seal oleks olnud kohapealne tegevusjuhend, mis oleks kirjeldanud paljusid asju, mida selles videos jälle näha ei ole. Teate, juhend oleks nõudnud palju kohapealset infrastruktuuri, näiteks füüsilisi tõkkeid, mis eraldavad kliente avalikkusest ja kohtadest, kus varustust hoitakse, nii kasutamise ajal kui ka siis, kui seda ei kasutata. Teate, tõkked nagu aiad, ohutusliinid, kontrollitud alad, kuhu inimesed ei saa niisama sisse jalutada ning et protseduuride jaoks on kindel protokoll, kas nad kimmitatakse serva juures või turvalises alas. Nii et kui oled reguleeritud keskkonnas, kus on standardid, siis ei saa sa vabalt ringi liikuda. Kui sa saad vabalt ringi liikuda ja tead minna ning kõike katsuda ja käia samas piirkonnas, kus osalejad on, siis tead, see on suur ohumärk. Aga tead, tarbijana on palju asju, mida saad ise uurida, kui tahad näha. Tee oma uurimistööd. On palju asju, mida saad teha. Tead, kas enne või pärast kohale jõudmist saad kindlaks teha, kas see saab olema hea asi või mitte? Eelnevalt, kui see on päris ettevõte, siis neil peaks olema äriregistris registreeritud ettevõte, mida saad kontrollida, saad vaadata ettevõtte nime, kas neil on päris veebileht, kas see pole lihtsalt sotsiaalmeedialeht, kas neil on püsiv tegevuskoht, päris füüsiline asukoht. Kui ettevõttel see on, siis on nad teinud olulise investeeringu oma atraktsiooni ja neil on palju rohkem kaotada ning nad peavad olema palju ettevaatlikumad. Saad küsida, kas neil on kindlustus. Saad küsida, kas nad järgivad ohutusstandardeid. Saad küsida, kui palju kogemust neil on näiteks, kui palju hüppeid nad on teinud ja kui kaua nad on tegutsenud. Need on kõik asjad, mida saad eelnevalt teha. Kui sa kohale jõuad, on mõned põhilised asjad, millele saad tähelepanu pöörata. Ja ma tahtsin tagasi tulla selle juurde, mida mainisin ohutusstandardite kohta. Kui sa järgid ohutusstandardeid, ja ma toon sulle näite, ma kasutan benji hüpet näitena, sest see on see, milles mina olen ekspert. Meie ohutusstandardeid juhivad kaks põhimõtet. Üks neist on nimetatud redundantsuseks, teine on pädevus. Ja need kehtivad nii varustuse kui ka protseduuride kohta. Räägime pädevusest ja varustusest. Kui varustus on pädev, siis selle kandevõime on näiteks 10 korda suurem kui see, mida tegevuseks vaja oleks. Ja need on samuti loodud ning sobivad täpselt selle tegevuse jaoks, mida sa nendega teed. Mis puudutab inimesi, siis kui me räägime pädevusest, tähendab see, et kui keegi on pädev, siis tal on vajalikud teadmised, oskused, väljaõppe ja kogemus, et seda ohutult teha. Mis tähendab, et ta on läbinud mingisuguseid kursusi ning ka operaatori kohapealse väljaõppeprogrammi. Tead, sul on pädev varustus ja pädevad inimesed. Ja kui me räägime varusüsteemidest, siis räägime ka protseduuridest ja varustusest. Kui sa oled külaline objektil ja sa vaatad seda ning ma räägin varusüsteemidest, siis vaatame rakmeid.
kas sellel inimesel on 2 rakmeid või on sellel ühel rakmel 2 kinnituspunkti, mis võimaldavad 2 kinnitust. Nii et kui üks ebaõnnestub, on sul teine olemas. Kas ma võin selle kohta kiiresti küsida? Sa räägid siis sellest, kas on olemas varuvariant näiteks. Ma ei tea, kas on juhtunud, aga kui keegi ütleb, issand, me unustasime ühe köie, me unustasime ühe trossi. Kas on olemas varu juhuks, kui keegi selle unustab? Kas selline asi on olemas? Ja lihtsas keeles öeldes see ongi see, mida me nimetame varusüsteemiks, kui räägime varustusest. Selge. Selge, kui sa ütled varu, siis kas on olemas varurakmed? Kasutame seda sõna. Kas on 2 rakmeid? Kas on varurakmed? Jah, on varurakmed. Kas selle inimese külge, kes on rakmetega struktuuri külge kinnitatud, on kinnitatud 2 köit? See on varu. Kas igas ühenduspunktis rakmete küljes on 2 karabiini, mis need köied kinnitavad? See on teine varu. Need on kõik asjad, mida tavaline inimene saab vaadata ja öelda, ma ei näe seda teist karabiini, ma ei näe seda teist köit. See on ainult ühe punktiga kinnitatud. See ei tundu väga turvaline. Ja kui me räägime protseduuridest, see on teine oluline asi. Kui me räägime protseduuride varundamisest, siis see ongi varuprotseduur. Kui keegi paneb sulle rakmeid peale, kas on olemas teine inimene, kes kontrollib üle, kas kõik on õigesti reguleeritud, korralikult pingutatud ja kinnitatud? Kas on olemas teine inimene, kes vaatab seda ühendust, mille sa karabiiniga tegid pärast seda, kui esimene inimene selle tegi? Sul võib seal olla 2 karabiini, aga kui ainult üks inimene neid kinnitab, võib-olla üks neist ei saa korralikult kinnitatud. Ta läks tähelepanematuks, sest kõrval olev inimene rääkis temaga ja esitas talle küsimuse. Seega on see teine inimene, kes kõiki neid ühenduskohti kontrollib, väga oluline varuohutuse tagamisel, nii bensi hüppeplatsil kui ka köie kiigel. See kehtib mõlema puhul võrdselt. Üks asi, ma mõtlen, selle kõige peamine aspekt on see, et kui sa videot vaatad, siis kui need väited on tõesed, tundub, et köis on kohe seal. Sa näed, et see on sassi läinud, eks. Ma mõtlen, see ongi see argument. Kuidas on võimalik, et nad seda ei märganud, eks? Kui neid selles süüdistatakse? See tõstatab tõesti küsimuse, et miks? Kuidas sa ei saanud seda märgata? Ja nagu teatati, kui videot vaadata, siis Maria Eduardo tundub kandvat kiivrit ja rakmeid, aga ta ei olnud turvavarustuse külge kinnitatud. Instruktorid, nagu väidetakse, tunduvad olevat turvaköie külge kinnitatud. Nii et tundub, et neil on teatud teadlikkuse tase olemas. Kuidas sa saad seda köit seal lihtsalt mitte märgata? Kuidas sa ei näe, kas ta on kinnitatud, kui teda üles riputad? Välja arvatud juhul, kui, nagu sa ütlesid, on tegemist kas pädevuse puudumise või tähelepanu hajumisega? Jah, nii et me ei tea, kas see on see köis, mida tegelikult oleks pidanud selleks kasutama. See võis olla, aga ei pruukinud olla. See võib olla kuskile kinnitatud. See on tõenäoliselt kuskil sillakilles kinni ja ootab lihtsalt, et nad selle inimese küühde kinnitaksid see köis seal, ma ei tea. Ma ei suutnud öelda, kas see oli piisavalt pikk või tugev või mis iganes, et olla see päris köis, mida oleks pidanud kasutama. Mis on aga ilmne on see, et selle inimese külge ei ole kõik kinnitatud. See on videos väga-väga selgelt näha ja see ongi lihtsalt nii. Kui sul on olemas tööde läbiviimise juhend ja pädevad inimesed, siis on nõutud, et selle juhendi koostamisel oleks olemas kontrollnimekirjad, millest kõik peavad kinni pidama, kui nad ühendusi teevad. Ja enne kui see inimene servani jõuab, peab toimuma 10 erinevat asja. Okei, kõigepealt kontrollime rakmeid, topelt kontrollime rakmeid. Teiseks võta köis, ühenda see asjaga, ka seda kontrollitakse topelt. Ja enne seda ei tohi nad isegi oma turvaköiest lahti ühendada, sest tead ju, inimesel peab olema turvaköis küljes, kuni ta on kogu trossisüsteemiga ühendatud. Nii et kõik need asjad peavad juhtuma. Rakmete kontroll, ühenduste kontroll, ankrute kontroll, kõik need tuleb teha enne, kui keegi saab üldse edasi liikuda sellesse punkti, kus ta saab hüppeasendisse minna. Ja kui nad on sellesse asendisse jõudnud, siis tuleb veel üks kontrollide seeria, mis peab toimuma. Okei, pane jalad servale, jõua sellesse punkti, jõua sinna punkti, ma loen 3-ni, sa teed seda, sa teed toda. Ja kui need asjad ei toimu korralikult, pead tagasi tõmbama ja otsast alustama. Nii et selles videos oli väga vähe infot selle kohta, millised olid tegelikult protseduurid ja nende protseduuride järjekord. Ja seega, mis oleks võinud juhtuda? Jah, inimesed on tulede ja kaamerate poolt hajutatud ning ütlevad, et just seda ma tahangi teha. Kõik on nii haaratud mõttest, et pean selle kaadri kätte saama, selle asemel, et keskenduda ohutusele. Ja meeskonna liikmed peavad kõik selle välja lülitama ja suutma oma kontrollnimekirja läbi käia, kui neil see on, et tagada ohutu hüpe. Ja minu arvamus on, et neil tõenäoliselt polnud isegi kirjalikku kohapealsete toimingute juhendit, mida nad oleksid saanud järgida. Muidu see lihtsalt ei juhtu. Kui sul oled lihtsalt keskkonnas, kus see toimib ja kui neil ei olnud, siis ilmselt nii juhtus. Segadust tekitab see, et vähemalt ühe või kõigi kahtlusaluste kaitsjad ütlevad, et midagi sellist pole kunagi varem juhtunud. Nad on seda varem nii palju kordi teinud. Rääkisin varem sellest, kuidas üks mõjutaja tegi hüppe samal sillal samade korraldajatega. Nad ütlesid, et tehti ohutuskontrollid. Sel päeval oli 90 osalejat. Vaja ongi vaid ühte sellist juhtumit ja kõik muutub ning sa soovid, et seda poleks juhtunud.
aga see ongi segadust tekitav, eks. See pole nii, et nad tegutsesid ainult 2 päeva ja siis see juhtus. Tead, inimesed teevad vigu, aga samas, kuidas saab midagi sellist juhtuda? Ja noh, sa võid terve elu hobusega ratsutada ja mitte kordagi kukkuda, tead küll, aga seal on teatud tegurid. Tead, see on nagu sibulal kihid, okei? Ja kui sul on ainult paar kihti, siis võib pikka aega turvaliselt olla. Ma pääsen sellega, et mul pole seda topeltkontrolli, sest minu üks mees teeb seda iga kord õigesti, aga lõpuks jõuab see sulle järele. Tead küll, lõpuks saad selle kätte. Ja siin ongi see koht, kus on lihtsalt vaja natuke rohkem struktuuri ja reguleerimist. Ja selle kohta hakatakse esitama palju rohkem küsimusi. Matt Lawrence, aitäh, et tulid ja aitasid selgitada, mida me siin näeme. Väga hindan seda. Pole tänu väärt, alati olete teretulnud, aitäh. Ja see ongi kõik, mida meil praegu siin Sidebaris teile pakkuda on. Suu tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord kõik.